Tere teile kõigile siis. Minu nimi on Mart Keskküla ja arhitektina on mul väga raske ülesanne siin võistelda inseneridega ja inseneriga, eriti Maariga, kes on nii suurte kogemustega juba. Aga ma olen kokku puutunud väga paljude oma 30-40 aasta jooksul vanade majadega ja nende renoveerimise ja restaureerimisega. Aga ma natukene võib-olla sissejuhatuseks siin diskuteeriks või tooks välja mõned momendid, mida Maari puudutas. Üks asi oli see, et me rääkisime nendest kapilaarniiskustest. Siis ma olen vist üks esimesi, kes hakkas tooma maale või kes on kasutanud Traimat aparaati, mida Maari näitas esimest korda Vihula mõisas. Siis seesama suurgildi hoonesse sai pandud sinna 2 või 3 tükki just nendesse kohtadesse, kus seda kapilaarniiskust on päris palju. See Traimat on üks Saksamaal välja töötatud üks väike karbike, mis võtab natukene voolu, pannakse seina peale ja see muudab vee pindpinevust 12 meetri raadiusega. Insenerid seda vist väga ei taha tunnistada, aga põhimõtteliselt see toimib. Vaadake, kui te panete veetorusse, näiteks klaastorusse, siis te näete, et vesi ei ole ju sirge pealt. Ta hakkab ennast mööda seina üles tirima või tõusma. See ongi see kapilaarniiskus, aga see sama Traimat aparaat muudab selle pindpinevuse ja vesi vajub alla. Vesi ei tõuse. Saksamaal nad kasutavad hästi palju seda Reini jõe üleujutusaladel, kus pidevalt see vesi seal kõigub. Ja siis, et neid keldrid kuivaks saada, siis sinna paigaldatakse neid aparaadid. See võtab seal väga minimaalselt voolu. Ja ma olen täheldanud, et näiteks suurgildi hoones ei ole seda niisugust niiskuskahjustusi nendest keldriseintest tulnud minimaalselt. Niisama selles Vihula mõisas. Aga kui ma panin selle sinna Rootsi Mihkli kirikusse, kus sisuliselt tuli vesi sealt Toompea poolt, see on seal Rüütli tänaval, ja Toompea poolt seda niisugust allikalist vett tuli nagu vulinal kohe ja me prooviks panime sinna ka, aga ma arvan, et seal see väga ei toiminud. Et siis tekib see seina ehitamise küsimus. Selline seina ehitasime Rüütli 24, mis on seal Neitsi-torni all, kus tuligi seinast vulinal vett ja siis me ehitasime sinna lisaseina, mille tagant vesi võis rahulikult ära voolata, aga ruumi poolt jäi see sein kuivaks. Aga sinna põhja tuli teha ka siis äravool ja ventileerida seda. Siis on siin veel olnud need vanalinna vundamendid. Meie restori, kuna ma töötan veel restoris veel, siis restori ehitatud objektidel me oleme proovinud. Ja vanalinnas on praktiliselt võimatu väljast isoleerida neid vundamente, see tähendab poole tänava üleskaevamist. Ja tavaliselt on vanalinnas kõik kõnnide alused täis trasse, elektri, nõrkvoolu. Ja see läheb nii kalliks ja lihtsam on see, et tõesti ühtegi krohvi ei tohiks panna keldriseina. Sein võiks ainult vuukida ja vuukides, kui seda soola või selle niiskusega hakkab ju sool tulema, seda sealt ära pühkida ja parandada on palju lihtsam ja odavam, kui hakata tervet maja ümbrust lahti kaemama. No vaat see topeltseina küsimus, minul üks objekt on Eesti Pank. See nurgapealne 1911 Aadli Pank ehitatud, selle kelder on isoleeritud õhkvahega tellisseinaga ja seal on tõesti need tuulutusaugud olemas ja see sein annab sellisele ruumile, kui on see tavaline keldrisein, siis see on külm ja jahe, siis see annab selle sooja tunde ja see ruumi õhk käib sealt tagant läbi. Kuigi ei oska ka öelda, kui seal taga see piisavalt sooja ei ole, see välisseina osa on külm ja sinna võib ikkagi tekkida mingid
hallitused võib-olla. Aga seda on jah nagu tehtud. Et kui meil on vundament ja sokkel, ütleme, siit läheb sein ja siin peal on siin mingi veeplekk meil tavaliselt ja siin on nüüd maapind. Ja siia peale on tehtud krohv, nagu vanalinnas hästi paljudes kohtades on. Siis me oleme praktiseerinud seda, et kui siit tuleb kapillaarniiskus, siis krohvi pinda, te olete tähele pannud vanalinnas, me ei krohvi maapinnani, vaid jäetakse siia üks 10 senti, 5–10 senti üks vahe, et võimaldada siit lihtsamalt sellel kapillaarniiskusel nagu välja tulla. Et sellepärast tihti näete, et ei ole krohvitud maapinnani, vaid seal on jäetud vahe vahele. Kas isegi kui see krohv on mineraalne, nii ta ei anna nii palju läbi, kui see alt see väike vahe? Jah. Ma olen puutunud kokku Mäetaguse mõisas, kus tehti tohutu sokli parandus ja pandi sinna kõva tsementkrohv peale. Pärast oli kapillaarniiskusega mindi sinna 3–4 meetrit kõrgemale. Seina sisse hoopis tõusis. Et ei tohi teha liiga tihedaks. Ja minu üks selline viimaste aegade järeldus oma töös olen jõudnud sellele, et meil on nõrgad materjalid ja meil on tugevad materjalid. Ma tudengitele Tallinna Tehnika kõrgkoolis räägin restaureerimisest, et vanad majad on nõrgad. Nad on ehitatud lubimördil, nad on ehitatud puidust, nad on nagu munakoor, mis püsib koos, töötavad kõik elemendid omavahel hästi kokku. Paisuvad, kahanevad. Kui te vaatate Tallinna linnamüüri paekivist, lubimördil, olete näinud sealt deformatsiooni vuuke, mitu kilomeetrit, paksud seinad, ei ole ju. Aga võtate betooni, 8 meetrit teen ära, aga siis ma pean vuugi vahele tegema. Peab olema see deformatsiooni võimalus. Ja vaat nüüd on see, et kui me kuni 20. sajandi algusele räägime traditsioonilistest ehitustest, vanad ehitused, ja kui tulevad, mis asjad, uued sideained. Kogu ehitus ju põhineb 2 sideainel, lubi ja tsement. Millal tuleb tsement? 19. sajandi lõpus. Ja vaat siis hakkab modernne arhitektuur. See ei ole jälle minu välja mõeldud, see on ka siin Soome ja Rootsi teadlased selle välja nuputanud. Et on traditsioonilisel viisil ehitatud majad ja on modernsel viisil ehitatud majad. Tsement, betoon, klaas, metall. Ja vaat kui sa hakkad nüüd seda traditsioonilisel viisil ehitatud maja renoveerima modernsete materjalidega, siis te võite selle maja ära rikkuda. See on seesama jutt, mida Maari ütleb, et kas alati on seda vaia vaja, et teha see nii jäigaks. See võib-olla hakkab mõjuma kuskil mujal hoopis teistpidi. Kunagi siin Toomkooli tänaval või Toompeal oli meil üks tellija itaallane, kellel oli 2 maja, Toomkooli ja Kohtu 2. Me renoveerisime mõlemat ja seal olid ka praudseenas seal Toomkooli tänaval. Aga see vaiade panek, see oli veel krooni ajal, see läks hirmus kalliks. Ja me arvasime, et ei ole vaja, et nii hull ka ei ole asi. Aga vundamendi, kui me neid keldrid renoveerisime, siis selle keldri põranda betoonplaadi süvistasime natuke sinna keldri või selle nii-öelda kandeseinte alla, nii palju kui saime. Ja niimoodi see maja jäigi ja peab ütlema, et suuri pragusi ei ole sinna veel tulnud. Aga Kohtu 2 ta tahtis ikka kindlasti saada ja me kulutasime 3 miljonit krooni selleks, et neid vaiu panna. Ja ma arvan, et ega seal on ikka neid pragusi veel. Et see on niisugune otse sama traditsiooniline või modernne maja. Aga nüüd ma olen siin
läbi aastate tegelenud siin tänu Elole siin maamajade nõustamisega. Ma ei tea, kas on mõni, kelle juures ma olen käinud siin hulgas. On, jah? See on kus kohas? Ida-Virumaal, Lüganuse. Jälle viimane koht, jah, seal. Mul sinu maja pildid on mul siin olemas. Et vanad majad on ju tegelikult ju kõik kas puidust, paekivist, on nad maakivist, on nad ikkagi lubimördil, nad on nõrgad, eriti puitmaja, aga mida puitmaja puhul vaja jälgida, ikka see niiskus. Niiskus, mis seda puitu sööb ja ka kivi kahjustab. Siin on üks maja, kus üldse pole hoolitud temast, ta nii nukralt maha jäänud. Siin on seda lillepeendrad istutatud siia selle vundamendi äärde. See on üks kurja juur. Vanaemad alati tahtsid ikka, et sinna maja seina äärde mõne roosi või lille panna, aga mina ütleks, et lillepeenar peab olema majast nii kaugel, et aknast näed. Et muidu sa lähed õue ja siis vaatad maja poole, aga kui majas oled, siis sa ei näe ju. Aga nende lillepeenardega on neid sokleid sisuliselt ju ära varjatud ja muld on seal vastas. Ja siis on nii, et kui sul see rohi kasvab, puud, põõsad, no siis ei olegi seal midagi head tahta. Ja näete siin ka, sama maja, nüüd ei oska vundamendiga muud teha, kuule, ma hakkan nüüd katma siin. Panen plaadid ette, et võib-olla midagi päästa. Aga tegelikult, ja samas jälle see puu, eks, puu maja seina ääres on ilus ja kindlasti seal on tal tore olla, aga tema ikkagi hakkab lõpuks mõjutama ka seda maja vundamenti seal. Ja kuidas? Ja pluss katus veel need lehed ja see sammal seal all hakkab kasvama, nii et kui võimalust on, siis suuri puid ärge oma maja ääres hoidke. Isegi muinsuskaitse on nõus kirikute ja suurte mõisamajade juures, kus suured puud on nõus neid maha võtma, et maja saaks hingata. Maja tahab tuulduda. Vaat nüüd on see üks maja, väga ilus metsavahi maja Purtse jõe ääres, kus siis tänu majaomanikule on ta leidnud arhiivist üles sellise tähtsa dokumendi nagu tolle aja riigi poolt ehitatud maja ehituseelarve, kus oli üksipulki kirjas, mismoodi seda ja mis rahadega seda maja ehitati. Ja see oli väljast ümarpalk ja sees tahutud palgiga ja maakivi vundamendiga hoone. Aga mingi aeg, ma ei tea, miks hakati seda maja siis katma laudvoodriga ja siis leiti, et hea on see vundament ka teha tugevaks ja valati maa peale ümber sokli selline betoonvöö. Ja tänaseks on see betoonvöö lammutanud selle vundamendi täitsa laiali. Sealt on juba tükid välja kukkunud. Ja ma ütlen, et maine omanik, mis ta nüüd peaks tegema? Ega siin palju variante ei ole. Õnneks, kuna ta on väga tugev palkehitus, 200 palk, et tulebki siin kasutada seda Maari toodud võtteid tungrauaga üles tõsta ja see vundament uuesti valada. Ja põhiline, mis on, see sokli valu on tehtud maa peale. Et ta ei ole isegi maa sisse läinud ja seal on ka seda savist pinnast ja see on natuke mänginud seal ja niimoodi on lammutanud selle vundamendi täitsa laiali ümber maja. Oled sa juba valmis selleks? Ei ole. See on kulu. Aga maja ise on enesest väga tore ja koht on tore, aga kaugel metsa sees. Ja siin on näha nüüd ka, et selle valuga, mida tavaliselt tehakse,
tõstetakse ikka see valupind natuke kõrgemale, kui on alumine palgirida ja sealt ikkagi kuskilt veelaua vahelt läheb vesi ja nüüd on näha, et siin on kunagi hakatud isegi makrofleksiga parandama, et see on see kõige viimane asi, mida kasutada. Siin on üks maja Sangaste kandis. See maja oli ka päris huvitav. Kui te vaatate natuke, ma tervet pilte ei ole pannud. See on krohvitud niisuguste pilastritega, akende ümber krohviraamistused. See on 30. aastal ehitatud nagu juba häärber, kus sees on isegi imiteeritud peegellagesi natuke. Ja kui seda maja hakkasime vaatama, siis kohe näha, et vundament on hakanud siin lagunema. Ja siis tegin surfi, vundament on ainult 30 senti maa sees, rohkem ei ole. Ja pinnas on seal Sangaste kandis ka natuke savikas, et siin on niisugune külmumis mängimisega on nüüd see vundament sinna täiesti pragunenud. Ja maja konstruktsioon ise on siis horisontaalpalk, õhkvahe ja siis on laudis ja krohv peal. See on üsna tüüpne selline 30. aastate selline lahendus. Sellest majast sai tehtud sellele perele seal külaliste maja, aga siin samas kohe, kui ma pildistan, selja taga on üks väga ilus suur kask, mida ei tahetud kuidagi sealt maja juurest maha võtta. Ja siis selle projektiga me tegime nii, et me ehitasime ühtepidi vundamendi, projekteerisime 5 meetrit edasi, et see maja oli juba seest tühi, et sellega nihutada 5 meetrit maja kasest kaugemale, et hoida kaske. See on võimalik, palkmaja on ju lihtne. Teed samal tasapinnal vundamendi uue ja tõmbad traktoriga sinna peale. Aga vundament jah, sisuliselt tuleb siin teha uus. Muidugi krohvi saab ka taastada, aga see on ka juba, ütleme, teise teema küsimus. Mis on põhiline siis vundamendil niiskus? Kus niiskus tuleb? Sademed, räästas. Ja kui meil ei ole räästas vihmaverenni ja me näeme, et vesi tuleb siia vundamendi äärte ja siis me näeme, et maapind on ka siiapoole kaldu. Ja mis see tulemus on? Tulemus on see, mis Maaril oli ilusti joonistatud. See vundament siit vajub ära. Tekib erosioon pinnasel. Või on siis ka, kuigi see Arukülas, see maja, kus on seda paepinnast ka seal päris lähedal. Aga see erosioon võib ka vundamendi, näiteks siin on paegugi vundament, sealt vahelt segu ära, kui siis tekibki vaibud. Või tekib sealt ka külm. Et see liigutab ja see pooder on siin päris kohe siin nähtavas, mida ära vaibub. Ega siin rohkem ei ole vaja, alati vaadake, missuke on teil kalle maja juures. Ma vaatan isegi praegu uusi maju ehitatakse auga. Ma ei saa üldse aru, mida need inimesed mõtlevad. Et vesi jooksebki maja juurest, võib-olla tahetakse. Aga tuleb kalle jagada sinna väljapoole, vihmale rennis korda ja juhtida vesi eema. Aga selle vee ärajuhtimisega ongi see küsimus siin ka oli, et drenaas teha, aga alati on see, drenaasi peab vaatama ikkagi, et kui teil on maja, te teete drenaasi siia ümber maja, siis te peate leidma koha, kuhu see drenaas juhtida, et ta ei hakka maja poole tagasi jooksma. See ongi see kõige keerulisem, kus tihti ei ole. On küll ju maal igal pool neid põllumajandusliku kraave, metsakraavid ja siis tuleb vaadata, et kuhu seda saaks juhtida. See immutamine on võimalik, aga siis peate vaatama oma kõrgusmärke. Milline on kõrgusmärk, kus on kõige madalam ja kas see
drenaas, mis sinna läheb, aitab seda, et see tagasi jooks. Siin oli üks maja mul, kus kohas see nüüd oligi seal. See oli Palmse, üks rehemaja. Palmse mõisnik ehitas oma talupoegadele kõigile kivist rehemajad. Tüüpilist rehemaja te kujutate ette, mis siin Vabaõhumuuseumis on, et see on ikka puidust ja rehealune on siis kivist võib-olla. Aga seal nõudis mõisnik, et kõik peavad kivimajas elama. Ja seal oli ka see rehetuba, selle otsas 2 kambrit, kõik oli paekiviseintega. Ja kui ma mõõtsin, see oli tühjalt seisnud ja ma läksin oma vaskvarrastega, mõõtsin neid veesooni. Veesooned olid, iga seina all oli veesoon. Veesooned on looduses niisugused ruudustikku moodustavad, kus on kuskil enam-vähem 7-8 meetrit niisugune ruudustik tekib looduses. On vaja ainult vitsaga see üles leida. Ja need veesooned seal müüri all soodustasid seda, et kõik see sein oli ligamärg. Seal oli küll kunagi tapeeti pandud peale, need kõik olid maha kukkunud. Ja siis ei olnud ka muud, kui tulin ikkagi sellele, et tuleb ümber maja drenaas korralik panna sinna müüri äärte, vundamendi äärte ja korjata seda vett nii palju ära, kui saab. Ja see tehti ka nii korda ja ma arvan, nad elavad seal praegu päris ilusti sees, kuivas. Ja vaat see on nüüd jälle ka üks Peipsi ääres maja, teen vundamendi tugevaks. Näete, siin kasvatan isegi silikaatkivi ja teen siia veel krohvi peale. No mis ma tegin? Siit läheb ju vesi vahele. See on kõige suurem viga, mida teha tahab. Alati peab vundamenti tahate parandada, teha, aga jätke see puitosa nagu välja või ülespoole. Mis see Vene snipp ütles? Kui kõrgele maapinnast tuleb puitkonstruktsioone võib ehitada? 50 senti, pool meetrit. Praegu ei nõua ükski norm vist seda. 30 on, jah. Võib-olla, jah. Aga Vene nõuti isegi 50, et ärge maapinnale lähemale tooge, sest see hakkab teile tekitama probleeme. Aga eriti veel see, kui tahate siin nüüd kogu niiskuse nii-öelda juhtida sinna palgi sisse. Ja sama on siin näiteks selle maapinnaga jälle, seesama. Liiga lähedal, siis ma olen teinud siia soklile väikse paranduse, teinud siia kaldpinna, võib-olla siin kunagi oli veelaud ka peal, aga näete, see alumine palk on nüüd täiesti tuksis. See tahab vahetamist saada. Et ma olen alati siin soovitanud, et võt siin oli jutt sellest linnapildis, et kus ka kõnniteed tõusevad ja teevad, et kui maja, arhitekt ei oska ju joonistada, et on maapind siin väga kõrgel, aga ei ole ka kuskile juhtida, siis võiks nii teha, et see maapind siit 2 meetri laiuselt tuua majast eemale, tekitada siia võib-olla mingi väike süvend ja kui vaja, siis teed pinnasele siia väikse tugi, paned mõned paekivid ja sa saad selle nii-öelda selle vee juhtida majast eemale. Et ei pea maja jääma nagu siia vee, et vesi jookseb maja poole, eriti kui räästast tuleb vesi, eks ju, et see juhtida eemale. Noh, siin on mõisamajadega sama lugu, Tohiso mõis, käid ümber maja, vaatad, seal on need sõiduteed ja kõnniteed tehtud ja siis selle vahe ja sokli vahe on kõik vastupidi keldri poole. Ja mis probleem neil, et või meil keldris kõik krohvi seesa seinas niiske. Probleem on selles, et sadevesi jookseb ju sinna vundamendi alla. No siin on tehtud küll, et
vihmaveetoru alt on tehtud see renn, et juhib vähe eemal, aga samal ajal see pinnas juhib jälle siia tagasi. Niisugune mõttetu. Et seal ka nad vist hakkasid siis seda vertikaalplaneerimist vaatama. See Tohisoo mõis on see kool, kus mina 7 aastat esimestes klassides käisin. Minu jaoks üks kõige ilusam lahendus, mis ma olen näinud, on jällegi kahjuks Soomemaal, Soomelinnas üks ajalooline maja, millel on ka kelder ja siis on tehtud selle keldri isoleerimine siis väljaspoolt, oli võimalus lahti kaevata ja siin ei ole kasutatud mitte mineraalvilla, vaid siin on kasutatud savimatte. Vaata, meil on ka neid savimatte saada, mis on need immutatud nagu looduslik savi, mis pannakse vastu seina nagu hüdroisolatsiooniks, pluss on siis maapinna sisse pandud ka horisontaalne selline stüroks meetri laiuselt, et külm ei pääseks sinna alla ja siis on tehtud ilusti killustikuga kalle maja seinast väljapoole ja viimasesse lõppu tehtud ilus renn, sest teiselt poolt jälle pinnas tõuseb. Ja seal on näha, et see tagant jookseb ka palju vett siia sisse ja see jookseb ilusti sadevee kanalisatsiooni ja väga kena tulemus. Niisugune kohe nagu nauditav. No, me oleme oma elus siin teinud palju mõisaid. Kalvi, Mäetaguse ja see Vihula on üks suuremaid 5 aastat sinna matnud. Et projekteerisime ja ka Restor ehitas. Ja see on aidahoone, ma tellisin sinna ja siin on näha nüüd, millised pragusi siin on. Et on nagu siin selle silluse kohal ja siis siin diagonaalis ja tegemist on üldiselt siis vundamendi liikumisega. Tegime surfid ja jõudsime ka, et siin all on liivakivi, aga liivakivi peal liiguvad allikalised veed ja tasapisi on mingit liikumist hakanud toimuma. Ja tellisin siis sellise projekti konstrueerimisbüroolt ja sain sellise lahenduse, see antud juhul on praegu sisesein, aga sama oli see välisseinte puhul. Et on vaja lahti kaevata, näete, niisugune ulatus, et ma saaks puurida siit armatuuri läbi ja teha betoon särk peale. Väga ilus. Aga kuidas on need vanad vundamendid ehitatud? Maaril oli ilus pilt. Kaevatakse kraav ja sinna loobitakse neid põllu- ja maakivi ja graniitkive lihtsalt sinna kraav täis. Siis tehakse peale üks tasanduskiht ja läheb siis paemüürina juba edasi. Kui ma nüüd kaevan selle lahtise kraavi siit kas või 2-meetrises lõigus lahti 2 poolt, no siis mul on hirm, et see vajub laiali. Ja minu ehitajad ei olnud nõus seda tegema ja siis sai kutsutud, vist tollal just oli meil Kuldar Ojala, vana tuntud konstruktor, kes hoopis tegi teise lahenduse, et me ei pea seda 2 poolt lahti kaevama, eriti välisseinad. Et siis tuligi tehta see vundamendi tugevus, mida te täna ka nägite, et natukene uuristada siia serva alla, teha laiem kandepind ja teha siia niisugune betoonvalu siis. Selline lahendus oli sul see ilusti toodud, see vundamendi tugevdamine. Ja nii saigi tehtud ja pean ütlema, see projekt läks mul täiesti tuksi aia taha, et sellega midagi teha. Aga õnneks on ka neid konstruktoreid või vanumehi, kes siis oskavad nagu neid vanumaja käsitleda, sest igaüks on nagu omad probleemid, omad tingimused, omad pinnased. Kõike seda peab arvestama. Siin on üks
selline hea näide, et kui tahad maakivi vundamenti, aga ära siis seda maakivi vundamenti ehita maa sisse, vaid tee maakivi vundamendi alla betoon vundament sinna maa sisse, nii palju kui vaja, kas või sinna külmumissügavuseni. Ja siis ehitad peale maakivist selle nii-öelda dekoratiivse vundament. Ja on väga ilus. Ainult, et sinna läheb palju kive, on vaja meest, kes oskab maamriga neid kive lõhkuda ja siis ehitada selline ilus vundament. See vundament läks selle vana Otepää vana tallihoone maakivist, selle tehti külaliste majaks ja siis sinna kõrval oli terrassi vaja ja see oli siis terrassi vundament. Väga tugev. Jääb hästi vastu. Võtta keskelt sees on betoon. Betoon, näete see. Täna all. See maapinnari edasi teed siis juba maali. See on päris maad. Aga peal on tasanduskiht. Peal on tasanduskiht, et siia tuleb terrassist tuli. Aga see maakivi ladumine, see on omaette kunst. Seda iganes ei tee. Aga seal talus oli neid maakivi asju päris palju. No, ma räägin veel maakivist. See maja on, mul on 3 tütar, 8 lapselast, nendest 7 poissi, suured juba jurakad. Ja keskmised tütre on seal maakodu Läänemaal või maamaja nii-öelda suvitab, aga käiksin praktiseerimas oma nii-öelda käsitöö. Ja siis selle lauda asemel otsustasin, ma teen poistele töökoja. Selle suure selle saare, mis on tohutud saare, selle saare saime ikka kuidagi maha, nii et hüügas ja järgisi. Ja siis ma tegin sellise vundamendi, et ladusin maa sees 400 viboga selle nii-öelda maapinnani vundamendi, edasi sisepoole 200-sega tegin selle meetri kõrguse osa, mille pealt juba hakkas nagu palk minema ja siia väljapoole selle 200 peale ladusid mulle mehed siis selle maakivi müüri siia ilusti. Ja siis läks siit pealt faktoorist üldse rohtusid ja see palk. Küsima, Vibo vundamentina maa sees, kuivõrd see ikkagi õigustab? Minu arust Vibol on lubatud maa sisse panna. Ei, lubatud on küll, aga selles mõttes, et... Ma ei oska öelda, minul see maja seisab. Vibol on just... Ka soovinud küll. Ei soovinud. See tegelikult see viimalt ütles ta nii-öelda tööstus siin väikses osas on mul tallitöökoda sepapajaga ja siin suuremas osas on puidutöökoda. Aga hüdrot või deltakatet ei panna? Kuidas? Deltakatet ei panna või hüdrot midagi? Ei, ainult sinna selle Vibo vundamenti peale enne kui puitule. Ja sinna ikka pani. Niisugune, aga sellist töökoda tänapäeval on lastele väga vaja. Eriti poistele, et telefoni juurest eemale saab. Aga selle Vibo ja maakivi vahele, kas sinna tuleb kõik hüdro või? Ei, sinna ei panna. Ei panna. Seal läks seguga see peale ja minu arust sinna me ei pannud. Jah, see ei ole nagu vajadust otseselt, sest meil oli mingisugune teabepäev saun ja üks. Ja seal oli peremees mures, et temal on rehealune, aga rehealune on nii madal, et ta ei mahu sinna ära. Ja siis ma mõtlesin, et seal oli variant see, et kui sul ei ole kõrgust ülespoole minna või tõsta, siis võiks nagu sellise betoonkestaga minna näiteks seal rehe aluses nagu maa sisse teha soojustust, teha hüdro ja siis saabki nagu ja seda võiks ju eksponeerida muusiks kõik, kuidas sa katad.
katad puiduga või teed midagi muud kiviga seal. Et noh, et selline lahendus võiks tulla kõne alla, kui meil on tegemist ruumi kõrgusega, et ei mahu ära, eks ju. Ja sama olid need, mis siin linnakeldrite välja ehitamisega, et teed nagu sellise sooni sinna sisse. Ja noh, alati on see, et vundamendi peab veelaud ja alati korralik olema. Olen vaadanud neid vanu maju ja neid veelaudu, siis need on väga heast materjalist, väga tiheda aastarõngastega, hästi sellised vaigused ja peavad kestma kaua. Ma olen vaadanud Soome arhitektide projekte, kes projekteerivad puitmaju. Siis nad kirjutavad oma projekti, et kui on välis voodrilauaga tegemist. Noh, mingi niisugune laud, ütleks, et siin oleks sedasi tegemist. Ja kirjutas siia peale, et voodrilauak sobib ainult see laud, millel on 8 aastarõngast sentimeetri peal. 7 või 8 aastarõngast. Ja peab nii tihe olema. Ja ehitaja peab seda jälgima. Et voodrilauaks sobib ainult hästi tihe aastarõngastega. Kõige parem, kui on see radiaalsuunaline. Teate, mis on tangentsiaalsuunaline, mis on radiaalsuunaline. Et kas me lõikame selle puidu südamiku lähedal ja see ei tõmba kõveraks või võtame välispinnast, kus on neid aastarõngad kaares, siis see laud tõmbab kõveraks. Aga noh, seda on väga raske. See, mida ma oma noortele arhitektidele räägin, aga palju see neil nagu ilma või nii-öelda meelde jääb. Aga sul seal joonisel ei tuurdu? Kuidas? Sul seal joonisel ei tuurdu? Tuurdub ikka, vähemalt ei ole siia seda liistu tehtud, aga siit. Ja mis selle põhimõte on? Kunagi ei maksa laudist tuua vastu veelauda. See on selle joonise mõte. Et kui veelauale koguneb ju piht, sajab, pritsib, lumi, sulab ja kui see veelaud ja voodrilaud on koos jäigad, siis näete, kuidas see veelaud on esimene asi, mis hakkab, või see voodrilaud seal veelaua peal hakkab lagunema. Eriti kui otsapidi on vastu veelauda, sealt nimelt puu rakkudega viib palju vett sisse, et sealt hakkab kohe hädalik peale ehk lagunemine. See on niisugune põhimõtteline nagu tõde. Aga siis peab sellel, ütleme, õhuvahe on, või see vaheliist on seal enne voodrilauda. See põhimõtteliselt siis ka ei tohiks veelauale nagu otsapidi toetuda natuke kõrgemale. Ikka jah, sinna peaks ikka ka väike vahe vahele. Kui teistpidi need õhu vaheliistuda. Aga kui selle veelauale pannakse ka plekki peale, mitte kogu ulatuses, aga mingi jupiga, et veelauale võib-olla mingi kolmandik ja keerata siis ülesse. Kas see on pigem hea või pigem halb? Igatahes metall ja puit kokku panna ei ole hea. Sest metall hakkab higistama päikese külma. Kui ta vahepeal mingisugune, ütleme, geotekstiili pood ja ribakaal reegliks. Jah, aga katsu veelauale seda teha parem on siis panna ainult plekk. Mitte teha nii, et paned puid veelaua ja siis paned plekki ka peale. Siis see võib-olla seda veelauda rohkem kahjuks. Ei mõtle oli see, et seda plekki tuleb alla välja, vaid võib-olla on voodrelava tasandil, et see nurk kinni panna, et see muiduga või vesi ülesmäele ei läheks. No siin on jah, nüüd peab vaatama igasugused käsiraamatuid jah, et seal võib panna sinna plekki alla ka, et see juhib eemale, see on ka üks variant. Nüüd ma avalikustan oma elamise siinsamas Kakumäe 1000 kilomeetrit sinna Rannamise poole Tiskre teel. Ehitasin sinna maja 90-ndate lõpus.
see on ikka nii, et kui noor oled, siis raha ei ole, siis ma kõigepealt ehitasin endale sauna, selle kiiritud sain 88. aastal kunagi Kiiruga kolhoosi maades ja ehitasin ühe palksauna. Ja siis hakkasin vaatama, et nüüd mul oleks vaja elamist ka. Ma elasin siis Nõmmel, kui oli see 90. aastate algul see tagastamine. Ja 4 korteriga maja ehitatud 39. aastal, see anti tagasi. Ja hirmuga oli vaja mind vaadata, et kui meid sealt välja tõstavad, et kuhu ma lähen. Ja siis sain endale krundi vähemalt ja nüüd ma teadsin, et mul on üks koht, kus ma saan põgeneda. Ja siis hakkasin vaatama, et ma peaks ikka siia maja ka ehitama. Ja vaatasin, et võimalikult põhjanurka jätaks siia lääne poole vaba ruumi. Ja disainisin endale see sisenevise muumimaja. Ja hakkasin siis seda vundamenti vaatama ja mul oli õnneks hea nõuandja, üks betoonimees Harjuajas, siis kui ma kunagi olin Harju rajooni peaarhitekt. Ja ta ütles, et mulle, sul on seal ilus pinnas. See on vana mere põhi, Iskre oja jääb seal kuskil 75 meetri kaugusel, puutumatu pinnas, et ära sa jumala pärast siia midagi kaevama hakka. Ja mis ma siis tegin? Ma kaevasin labidaga 20 sendi laiuse ja 40 sendi sügavuse kraavi. Ja siis see betoonimees, ma mäletan, ma arvan, et mingi armatusi siia sisse, mis sai pandud. Lasi oma betoonimasina lödinal selle kraavi kõik maapinnani betooni täis. Mõned vardad panime siis püsti ka. Siis ehitasin raketise ja siis valasime siia selle peamise osa 40 senti. Nii palju, kui mul sinna oli vaja. Ja pean ütlema, et see vundament praegu niimoodi seisabki. Küsimus on selles, et mida rohkem sa pinnast torgid, seda rohkem on sul vaja siis ka vaeva. Aga kui sul on puutumata pinnas, see murukamar jäi ka sinna sisse alles. Ja siiamaani pean ütlema, et ei ole mul see vundament siin kuskil vajun. Tagaostel on veel peal üks veneaegne betoongaraaž, mida sai tõsta sinna nagu endale varjendi, nii-öelda, nüüd tänapäeval võin öelda. Ja ka ümberringi on kõik muidust. Ja see maja püsib. Ja nüüd vaatan ümberringi kõik tulevad uued majad, kakumäel siin buldooserid ja eskavaatorid kaevavad suured augud, veavad killustikku, veavad liiva ja teevad tohutu töö. Aga mul oli vaja ainult labidega natuke vehtida, et teha see süvend ära. Ja nüüd see betoon läheb nagu selle liiva sisse, ta nagu seob selle ära ja see ongi nagu padi kohe all. Aga tänu sellele, et seal oli see vana merepõhja liiv. Üsna nõuke tugev ja tihe, peene liiv. Ja samas 1,5 meetrit allapoole hakkab vesiliiv. Ja see ei ole, ainult mul on see hirm, kui nüüd ümberringi maju tuleb ja siis keegi tuleb selle suure virramasinaga. Ja mul siis maja väriseb, et kas hakkab nüüd vajuma või ei hakka, aga ei ole. Nii et teinekord ei pea nägema suurt vaeva, kui sa oskad seda pinnast ära kasutada. Siia peale läks ainult liiv, soojustus, nüüd muidugi siin väiksed külmasilla kohad võivad olla, aga siis tegi betoon põranda. Sinna osaliselt läks puu laudpõrand. Ja praegu ta seal toimib. Kuigi ma olen vaadanud termo selle, mis see siis on? Termokaameraga jah, et siin mingit soojust ikka, kui siin on põrandat ütelmeks osas, siis ikka mingit soojust läbi tuleb. Aga ei ole hullu.
ja nüüd järsku mul ülevalt torni aknast nüüd sellel aastal kerkis sinna aia taha niisuke maja. Õnneks seal olid ka ehitajad kavalad, et nad ei läinud väga sügavale, tegid plaatfundamenti ja said, aga samas on see maja tehtud sellest, mis see on, see LCG-le. Ristkihtpaneelidest. Saab paigi siia päris usse püsti, aga jälle vaatan, et no nii maa ligi. Siin ei ole isegi 30 senti ka mitte. Ja noh, see ristkihtpaneelidest maja on hea, kui teda saab tehases valmis ehitada. Aga nemad hakkasid siis, kuna siin aknad olid maani, siis nad panid selle 100 selle paneeli, siis hakkasid soojustust panema, siis hakkasid laudvoodert panema. Kokkuvõttes ma ei näinud, et miks selle oleks võinud lihtsalt sõrestik maja ja oleks sama asi. Aga ma ei saanud tänapäeva arhitektidest aru, et tulevad metsa ja siis teevad sinna niisuguse sellise parapeti või sellise maja, sinna valge. Projekti nägin algul, siis ma ehmatasin ära, sest seal oli projektis oli, et sein on must ja see on valge. Ma nagu värvid ümedad. Arhitektidele nüüd koolis näitame, et mis asi see on. Frank Lloyd Wright, kes selle karniisiga maja välja nuputas, see pööraks hauas ringi, sest nemad tahtis seda just sulatada loodusesse, siis siin pandi mulle kohe kusikas näkku. Ja mul on seal üks väike ilus grillmaja, ta sellest eest, kui oli kõik. Minu üks viimaseid projekte oli sellel aastal, ma loen väga niisuguseks, Maaris või vaadata seda joonist, kui ma näitan. See on Riigikogu trepp, mis oli väga sandis seisus. See on sellest must basalt. See trepp on ehitatud 1922. aastal, siis kui seda Riigikogu hoonet ehitati. Ja see on tohutu pikk, mingi 30 meetrit peaaegu. Ja seal olid kõik astmed ära panenud, plaadid lahti siin olid ja erinevad õrgusega imestati, kuidas Riigikogu siin üldse käis sellest ja võttis suuri külalisi vastu. Ja siis ma tegin niisuguse projekti. Ma algul proovisin talvel ka seda lahti võtta, seda treppi, aga see oli vaatasin nii keeruline töö, sest sellega võib need must seda kill ära lõppida. Põhimõte oli see, et peaks restaureerima nii, et need tükid kõik alles jäävad, millest see trepp on ehitatud. Ja siis projekteerisin siia ühe betoonöö, selle välisserva alla koos selle peale vesid tulevad. Ja siis tegin sinna, nägin ette sinna nüüd siis, ei tea täpselt, mis seal all on, aga on siis killustik täide, graniitkillustikuga. Ja kuna sealt trepist vanast jooksis ikkagi vesi läbi, et igaks juhuks, kui ka juhtub veel midagi, et hakkab siin liikuma, siis tegin drenaažtoru sinna alla. Ja siis soojustuse peale juba paigaldusseguga uuesti need plaadid tagasi panna ja need plaadid olid alt kõik käsitsi murtud, pead ja küljed olid sirged, aga alt oli ta niisugune looduslik puhas. Et seda ilma paigaldusseguta ei oleks nagu paika saanud. Ja nüüd kui hakati ehitama, siis tuli välja, et sellel ajal oli siia valatud üks betoonkoorik alla. Aga kooriku peale olid need plaadid pandud tiivaga. Ja no loomulikult, kui need puugid hakkasid vett läbi laskma, siis siin hakkas liikumine. Ja mis siis veel välja tuli, kui sinna augu sisse võtsime, siis tuli välja, et see koorik toetub raudtaladele. Ja millest ei olnud sisuliselt see raudtala oli veel nagu terve, aga osa oli juba täiesti nagu pabest.
sest see kogu see betoon, see nii-öelda kessoon oli ju ilma õhutuseta viis, kus vesi tuli pealt, näete, stalaktiidid ripuvad. Ja siis ei olnud meil otsust muud midagi, et jätkame minu projektiga, lõhume selle kõik ära, täidame ära korralikult. Ainuke asi, et mida me ei hakanud siis lahti võtma seda, mis jäi nagu osa sisse välja arvatud, siin keskmised klaadid sai mõõtud lahti. Ja siis sai sellest sai siis vot nii. Ja selle puhta basaldi ees oli hiljem pandud siia graniitklaadid, need sai ka alt ära soovitatud. Et nüüd on see Riigikogu projekt valmis ja selleks anti aega ainult 2 kuud. Juuli-august, millal Riigikogu puhkab. Ega seal Toompeal välja ei tehta. Aga Aruna ehitus sai sellega väga hästi hakkama, ma täiesti imestasin. Ja mitte üht klaati ei olnud vaja vahetada või seda plokki. Siin servas on niisugused täisplokid ja peal on siis niisugused 15 sellised. Nii et ma ei tea, Maarja pärast vaata seda konstruktiivse. Ma tegin nagu sellise betoon konstruktsiooni nagu ette, aga ütlesin, et ehitaja peab tööjoonise tegema. Ta arvutab selle armatuuri ja selle ära. Ma ei tea, kaua vastu peab. Võib-olla minu silmi enam siis ei näe. Ja siia ühe ilusa värvilise pildi veel sellest, kuidas keldrit tutuleerida, eks teha. Aga nüüd on mul mingid pildid kadu, mida ma ei meelda. See oli üks maja, kus üks väljajoone üle läinud. Et see maja serva ääres kokkel oli siis vahekivis ja hästi lagunud. Siia maja sisse oli juba ehitatud, see oli Iirsalu mõisa aidahoone tall ja sees oli juba põranda tükkuda tehtud elamine. Isolatsiooni kaldumine. Aga see välissokkel oli nii lagunud kividega ja niisugune kohati kõrge, kohati madalam. Ja siis ma leidsin ühe sellise, mis oli just Pelgu linnas teinud üks firma sellise lahenduse, et oli selle lahti kaevanud ja teinud siia nii-öelda seguga muugiparandused, natuke tasandanud ja siis sinna peale pani hüdroisolatsiooni võõba, tuume võõba. Ja siis oli siia peale laskunud purvahuga sooristuskiiv. Ja siia peale läks nüüd geotekstiil. Ja siia alla tehti drenaas. Nüüd ma ei tea, kui sügaval seal see põrand oli, aga kas see siia fundamendi alla ka jõudis öelda. Ja siis pärast ma vaatasin just seal, kus minu selle maja oli ja nüüd saaks siia peale tõsta pinnas, sest see pinnas oli ka rohkem nagu maja poole kui eemale, aga see vahe ei olnud ainult mingi 150 millimeetrit. Ja siis sai selle nagu ära isoleerida, et küsimus on nüüd selles, jah, mis saab sellest kapillaarliistusest, aga siit enam. Ja see oli see räästas ka oli ilma vihmane renditest, võtsi puhtult siia. Et siin oli vajalik ka siis selle vihmane rendi nagu taastamine. Aga põhimõtteliselt ma vaatasin, et see lahendus sobiks just ka neile, et kuna siin on see põrandapüste, kus soojus tuleb ka, ma ei tea, väikselt isoleeritud oli, aga siis selline lahendus oli sinna Pelgulina tehtud. Et selle purvahuga oli natuke soojustatud seda vundamenti. Et ma ei oska siin nagu, jah, kahjuks midagi targemat enam öelda, et võib-olla te saate küsimustega mind aidata. On küsimusi?
Võib-olla sissejuhatuseks võtaks ühe küsimuse, mis tuli siit otseülekandest, et ka natuke selle lähemalt momentis lahks. Et seesama soklist niiskuse välja diffundeerimise teema, et kas näiteks mineraalvilla kasutamine oleks variant. Võtan võib-olla mandaadi ise sellele vastata, et mineraalvill kõrge niiskuskoormusega soklis kindlasti ei ole lubatud. Mineraalvill ei käi kindlasti kokkupuutes pinnasega ega ka keskkonnas, kus see mineraalvill võib niiskida, sest et mitte ainult kui mineraalvill saab niiskeks, siis tema soojususe juhtivus tõuseb, vaid ka tihtipeale sinna rajatakse ka mingisugune tuulduv välisvooder, mis kinnitatakse puntdetailidega. Punt tegelikult sokli piirkonnas ei ole kõige parem variant, isegi kui tal on see roheline põõrd, et punt mineraalvill ei ole see lahendus. Mineraalvillas sobiks soojustada välisseina, aga see on siis välisseina krohvi alla. Kui tema peale tehakse korralik kolmkihti klubi krohvi. Mul on veel. Rohkem veelide ei ole. On teil küsimusi või teil ei ole üldse muresid? Mart maksab ka. Jah, palun. No, seal. Kaugel. Ma küsiks kohe selle oma vundamendi kohta, kasutaks võimalust, et tookord ka soovitasime, et see vundament saab minema veeretada ja siis 60 senti valada nagu betooni sinna sisse, alla maa sisse. Aga siis ma hakkasin aina rohkem mõtlema selle peale, et tol ajal, kus ta maja ehitati, siis ma dokumentides ka leidsin, et see projektis oli plaanis kelder ehitada 180 vist seda kogu kõrgust. Ja siis oli kirjutatud, et seda ei olnud võimalik teostada ja keldrit seal ei ole. Ja pinnase järgi ma nüüd olen vaatanud, et seal on kohe nii kõva savi pinnas, et kui ma lauda juures, seal oli sinna märja vala, võin labida maasse, vesi oli peal, aga ta oli ainult selle kuumuse kihis. Ja seal all oli kohe nagu nii kõva savi, et kui labidas sisse lükati, siis 5 senti sai korraga savi ära võtta. Ja nüüd see maja, see maakivi vundament on ka laotud selle sama savi pinna peale. Niimoodi, et kui ma tookord ütlesin teile, et 30 senti oli ühes kohas nagu pinda või maa sisse see vundament, siis see oli tegelikult ainult see kuumus. Ehk siis, et see kogu maakivi vundament on seal savi peas. Ja nüüd ma küsingi, üritades oma talupojatarkusega lihtsamalt teed minna, et kas on vaja valada uut vundament, eriti kui ma ohustan, et mida rohkem ma pinnast ära võtan, seda rohkem probleeme mul tekib. Ja. No, igal juhul tollal, ega ma ei teadnud, kui sügaval see on. Aga kui see, ja sul on maja, ma tean, kõrge koha, ta on selle jõe kõrge kalda peal nuki otsas, et seal, kui sa juhid selle vee, mis tuleb katuselt, juhid majast eemale korralikult, siis sa ei pruugi sügavale minna, kui sul see tugev savi pinnas on, mis seisab ette. Just, et seda tahtsin veel küsida, et kas see külmumise ma saan siis ära elimineerida sellega, et kui mul on korralikult drenaažid iga külme peal. Et ma vaatasin, et isegi see kõige suurem probleem ongi põhjakülg, sellele piisavat kuivamist ja isegi seal on umbes kas 35 meetri peal on selline 20-30 senti pinnase langus tegelikult, aga seal on nagu vesi näha, aga jällegi see vesi istub majast allpool. Et kas see siis drenaažiga ma võimaldan tegelikult selle, et see külmumis... Et niiskusi pääseb nii palju maja juurde, et see külmumismoment hakkab mõjutama seda. Põhimõtteliselt on see õige. Aga kui see vundament ongi maakividest laotud või visatud õigemini sinna kraavi ja kui nüüd tahaks nagu seda hoonet korda teha, parandab kõik üles võtta ka, tegelikult selle all on mullakiht, väljastpoolt ma ei saa ju ka toestada midagi, kui ma sees nagu ta tühjaks kaevan, kas siis ei või see vundament sealt alt ära vajuda, et sama, mis teil siin see näide oli, mis te kartsite ja teil umbsu läks mingi asjade ehitamisega. Seal on see lugu nii, nagu Maarigi rääkis kogu aeg, isegi joonis oli, et seda lahti kaevamist tuleks teha kõigepealt male korras, vähemalt maksimum 2 meetri või 1,5 meetri laiused ja vaadata, mis seisukorras on, et kas, aga miks me peate seda seespoolt lahti kaevama?
no sellepärast, et ka niiskused ja kõik muud asjad, see juba lükkab kõik põrandad üles ära ja tegelikkuses see sokli, laudpõrandad ja siis see sokli osa on tegelikkuses hirmus madal. Et ja ka juba nagu hakkab selle maa sisse vajuma ja kõik. Ja tegelikkuses see maakivi vundament siis, mis on, ta ei ole nagu väga sügaval, ta on mingi 60 sentimeetri sügavusel ja moreeni peal on. No, et siis nagu... Vaat siis tuleb teil seda, kuna see maakivi vundament moreeni peale ja kõrgemal kui külmumissügavus, siis on mõistlik väljapoolt teha talle kõigepealt ära see horisontaalne, just juba maarelõudmise pilt ole maalis, et mul on vundament, sein, et siin maapind ja vundament on siin, siis siia maa sisse tuleks panna soojustusmaterjal meetri laiusel, et külm ei pääseks siia vundamenti alla. Kui teil on 60 senti maa sees, siis teil on siin ruumi ilm paigaldada siia pinnase alla ära ja siia selle peale veel geotekstiil, et muru ei hakkaks läbi kasvama ja saate sellega nagu selle külmumissügavuse ära elimineerida. Nüüd seest on teine asi, et nüüd kus maani teil oleks vaja, et mis põrandad te teedes? No tegelikkuses tahaks ikka vist, ma ei tea. Betoonpõrand küttega või? Ei tea, ei ole nii kaugele mõelnud, et tahaks lihtsalt see, et see praegune see laud, ütleme, teed selle mulda sealt ära ja see nagu üles tõuseb. See laudpõrand peaks teil olema soklist kõrgemal vist. Ma jääb vastuse võlgu. Ja tavaliselt vanade majade laudpõrandad tehti nii vanusel. Et seal... Seda ei tuua. Või teine on, et kui see on alt tuulutatav põrand, ma ei tea. Ei, see on, tegelikkuses tegemist on see relli elam. Jah, siis on muud põrandad kindlasti. Jah, Aga siis tasub võtta nii palju jälle ära ja vaadata, ega see kuskil tuleb teil juba kõva pinnas vastu. Et siis tuleks puhastada sellest vanast sodist, kus on nii mädanikku kui seeni sees, ära täita uuesti kuiva liivaga ja siis vaadata, kas te tahate ja lisaks tuleks siia panna soojustus alla ja kas te tahate siis siia teha põrandaküttega betoonpõranda või teete siia juba laagidel laudpõrand. See on niisugune, seda peaks juba keegi aitama arhitekt välja nuputada. Aga aitäh teile! Palun. Aga kui hetkel pakilisi küsimusi ei ole, et taas kord, kui on konkreetseid küsimusi, siis meil on ka nõustamisteenus, maavaja.eu, kuhu saate oma küsimusi saata või lihtsalt meile kiri kirjutada. Et eks me ikka selliste väiksemate küsimustega üritame aidata. Aga ma siis tõmbakski väikselt otsi kokku, et aitäh Mardile kõigepealt.